või saiakesi või niimoodi. Okei, oma saiakestega. Ühesõnaga, me võtsime neid kotist veel need suuremad riided, kuigi me lähme nagu soojale maale, ma ei tea, miks meil jälle nii palju neid on. Aga ühesõnaga, mulle pannakse kõik need asjad selga, et saada kotist kaalu vähemaks. Laskud on ka täis. Ja siis prillid panime veel ja pidime vähe panema, mis veel kõik. Ja prillid ei kaalu midagi. Ühesõnaga, eks näha saab, kas me siis saame lennuke peale või ei saa. Mul ei ole mitte. Kati, räägi, mis juhtus vahepeal? Mis juhtus? Mis juhtus? 13 tundi oleme üritanud leida seda statiivi, mille sa jätsid lennukisse. Kahju küll. Ja kahju küll, aga ikkagi me ei saanud seda, sest lennukist ei olnud seda maha toodud. Me ei ole mitte leidnud seda sealt korra. Okei, võtame Airbatikuga ühendust teha, see statiiv me tahtma enne ära kaduda, aga jah, mis teha? Elame edasi. Seda sinist tutti või? Praegu ongi see küsimus, et kas me peame nüüd siis ümber istuma, ma täpselt ei teagi või? Ei, see selle peale. Nii, tulime metroost välja, jõudsime siis värske õhu kätte ja selline trammikene, mingi vanaaegne graffitiga ülestud. Ja Kati rüühib kottidega, suure seljakotiga üles, otsime hotelli jätkuvalt. Mis ostsid meile? Need pastellad. Okei. Me oleme siis Marko Reikupi radadel. Ta külastas ka neid kohti. Me teeme järgi.
ristil, see oleks nagu Itaalia filmis, vaata sa lihtsalt pead ise selle Oota, sa pead tulema kore sinna tulema. Mul ei näinud, kuidas see süsteem käib, sest ma käis vedama alla, see näitab, kuidas see avab. Avame selle. Nüüd on süsteem selline. Oota, et ei ole valmis. Kati tõmbab ise selle risti eest. Nii. Me oleme nüüd siin silla kohal. Kohe näitan. Rong läheb just üle praegu. Mis on siis koopia San Francisco kuulsast sillast. Aga sinna jalakäijaid ei lasta. Ja meil on plaan, et me läheme silla algusesse, mis on päris pikk sild. Tellime Bolti ja saame üle. Kuna ühistranspordibussid sinna ka sellest üle ei sõida. Nii eks näha saab, kuidas see õnnestub. Mida joome, Kati? Kati? Käibe kirja. Mida joome? Kohalik õlu. Nii, vaatame, mis õlu see on. Ja kuidas maitseb? No, tuleb siia kohe. Tuleb või? Jaa. Oot, lähme ära siis. Kus me oleme? Lissaboni vanimas linnaosas, Alfama linnaosas. Okay. Sidrunit nägid või? Ja nägid. See siis oli väidetavalt siin üle elanud selle 1755. aasta maavärina. Maavärina? Jah. Okei. Enamus. Vaata, vaimukas vaata tekstadest. Okei. No Vapsi, kuidas on? Vapsi, kuidas on? Ei väsi selles suhtes, et me oleme 5 tundigi pole magada saanud või? Nii. Mina söön ees 4 magama igal juhul. Lennuk jah hilines 3 tundi. Aga lõpuks me oleme siis jah siin. Aga lennujaamast tulime muidugi jalapattudel ka. Saume Kellis, Azoori pealinnas. Aga me olime vahepeal juba ära unustanud, milline see vahetroopiline kliima on. Et ikka väga-väga niiske. Madeirast minu arust ikkagi niiskem. Rohkem võrdlusmomente ei ole. Ja lennukist välja astusid, see oli täpselt nagu kasvuhoonesse. No see oli Madeiral ka, aga see niiskusase on ikkagi siin veel kõrgem kuidagi. Et Madeiras me olime oktoobrikuus või. Aga nüüd on meil jah selline plaan, et kuna meil rendiautot ei ole, et siis üritame selle Vaala vaatlusele käia. Taamal on väike mägi ka. Et ühest neist, kas siis selle vasakpoolse või parempoolsega lähme siis Vaala otsingule. Loodetavasti vähemalt näeme delfiine ja igasugune väike vaal on juba boonuseks.
taga on siis lennujaamaga. Tahtsime autot rentida, saime korrata enam-vähem lennujaama lähedal, kui me lennujaamale jõudsime, siis saime aru, et tuleb siit mäest üles tulla, et ei olegi niisama lähedal. Aga Kati tuli siis praegu siit võib-olla see eriti hästi ei ole, aga tuli siit üles. No ühte sisalikku nägime. Oota, sellist elanud. Läksime aga muidu töö hea, eks? Ja. Nii me oleme siis Terra Nostra pargis ja see on siis termaalbassein. Umbes siis mingi 38 kraadi. Nii et 5000 kilomeetrit väntsutusi ja saime sooja. Täna saime muidugi seal eelmises kohas ikka räigelt vihma ka kaela, nii et on hea kosutus. Urnases ühes väikses tänavapoest. Siit ostame kohalikku Asooride ananassi, mis peaks olema hulka magusamad. Või siis need ananassid, mis me kodus sööme. Suured lihtsamata vastane müüakse siin kohalikega. On ikka jah? Jah, isegi ikka müüakse neid ka hüva. Kuule, oota Kati. Või lähme välja või? Ostsid ananassi ära või? Jaa, võiks. Ma olen täna juba 2 korda termaalbasseinis käinud. Nüüd ma vaatasin, et meil on tegelikult päris väheke aega siin saare peal, et tekkis väike paanika. Enamus asjad veel vaatamata. Kus me oleme? Me olime siis Santa Barbara rannas. Tundub, et siin on mingi surfivõistlus praegu. Okei, kas ta just võistlus on, aga igal juhul kõvasti suuri kaameraid. Kaameratega ja siis nendega ja kõva objektiividega ollakse väljas.
lähme kaugele minema, muidu et oma selle kaamera filma ära minema, et see väljendab Naine lihtsalt siia välja. Tule tahab tule. Ei ole. Oota, rahu. Mul ei ole väga soe või? Kuidas oli? Normaal ei ole küll. Mingi 23. Aga lihtsalt reigi välja. Vahest mõtlema, et koliks siia Sooridele ja siis Mopsu ütleb, et tema tahab kanaga maja. Ei, mida Tähendab, kanad võtta? tema tahab kanu võtta, nii. Aga see maja jõudis meid ilusti ära oodata siin ja nüüd boonuseks on saad kanaga peale. Ja see kukk, ei ja see on kukk üldse või? Kana. On kana või? Ja Mopsu vaatab, et mis nagu aeduses on. Aga ta nagu on jõudnud järeldusele, et siin kasvatatakse suht vähe mingi viljapuid asja. No siin olid ju seal, neid filmisid või? Apelsinid olid või mis selle viigipuu ja midagi. Jaa. Aga vähe on, ma ootasin, et rikkalikumad. Seal on ka lageraie tehtud, aga siis uued puud on istutatud ja need on siin rohelistest olude sees. Kus on sellist erinevad puud veel pandud. Rada algab siit. Meil käis väike arutelu, et oli valida kas roheline, kõige kergem meedium, kollane või punane. Mopsu tahtis keskmist, ma surun ikka punast. Vaatame, kuidas meil hakkab kulgema. Üritan selle klipiga näidata seda, et pilve, et me ei ole nagu tegelikult väga kõrgel, nagu alla kilomeetri, aga see pilve kontuur jookseb konkreetselt ja mere kohal on ilus sinine. Et harva, kui siin üleval ka päris päike paistab. Kati arvab, et see on krüptomeeria. Ei, no me ei tea ju, ma tahan lihtsalt pilti teha. Ei ole päris küll. Nad on käbid küljes. Mopsu, sai läbi matk või? Oota, mis asja? Matk sai läbi. Elad natuke ootavad? Jaa, põlved. Mul tagant ka see põlvekõulus või õndlad või mis need on? Aga mul on põlved eest, see on tagant. Aga ei, no vähemasti tegime ära. No jah. Ja tegelikult oli hästi lähe. Aga lihtsalt mudane. Jaa, räme mudane. Muidu oleks väga mõnusam. Ja no ütleme nii, et see, mis siin ütles, et 3 tundi. No ja siis on see 3 tundi. Me tegime rahulikult ka. Ainult kõnnid. Aga meil läks ikkagi kindlasti 3,5. Aga no me ikka tegime pause niimoodi ja see pildis siit räigelt palju. Hea küll.
et sealt tripilt tagasi ja siis mõtlesime, et midagi oleks natuke vaja süüa. Ja sattusime sellisesse väga kohaliku, oota ma näitan nime ka. Kohaliku kohta. Ja Kati sai, kuna inglise keelt ei räägitud mitte ühtegi sõna, siis Kati sai natukene harjutada portugali keelt ja siis enam-vähem saime kuidagi hakkama. Aga nüüd ma vaatan, mul hakkab hakata tühjaks saama kaikukene. mõtlesime, et jalutame natuke järve ääres, siis Mopsi arvas, et järsku saab ümber järve, aga noh, jalanõud on ka sellised. Et on selline. Väga ebastabiilne võiks. Mopsi on päris nagu selline tore jalutamise, et nagu jalutada saab natukene. On ju tore jalutada, Mopsi. Mopsi on täitsa džunglis või? Isse me ei ole vist poolel teelgi veel. Mopsi siia, nii me jäämegi siia džunglisse või? Ei, no jaa, vaata siin on läheb alla, vajub kuskilt kohe. Okay. Me jääme mõõnast ilma lihtsalt. Mopsi, sina tõid mind siia.
peatusime suvalises kohas, et näidata lihtsalt, et muidu pildistada ainult filmid neid vaatamisväärsusi. Et kuidas nad siin elavad. See on muidugi üks viisakamaid tegelikult. Noh, mitte viisakamaid, aga suhteliselt viisakamaid. On ka väga palju selliseid maha jäetud maju ja väga viletsas seisus maju. Suvaline koht suvalises kohas. See on meie autokene siin. No võt nii. Jõudsime Porto Formosasse. See on siis Põhja-Soome keelis ja ennem olime lõunas ja seal oli siuke pilvine ja kergelt tibutas. Ja nüüd ma tahan näidata, et seal üleval mägedes ongi need mäed üritavad kinni hoida seda. Vaatab, kas siis õnnestub. Sest jah, siinpool on meil jätkuvalt selline väike paistab, aga kergelt juba tibutab siin ka. Hoonekirik. Ja siin on vanakirik. Vahel tegelikult on vaata need Monstera delicosad, need banaana-ananassid, aga nad on toored, väga toored. Okay. Ei tea, kus me nüüd täpselt oleme, aga lõpuks me leidsime mingisuguse restorani, kus süüa saame. See ei olegi siin üldse nii lihtne. Kati saab lõpuks oma kala. Võtsime mingisuguse suure roosa kala. Kui see tõesti on üks portsjon, siis on see päris suur. Aga kohe proovime. Mahub sisse ka või? Mahub supp oli meil väga-väga hea. Okay.
autodel kadus, käiakse siis siin ujumas. Aga meie siia ei lähe. Sees tegelikult müüaksegi selliseid pulgakesi nii-öelda, milles sa võid kodus kasvatada ise ananassi. Ta muidugi kasvab sul 2 aastat enne, kui sa siit seda vilja saad. Aga lahedalt ta niimoodi, mina ma pean ta niimoodi maasse panema. Ma tundub, et ta niimoodi maasse panema, siis ta lihtsalt ajab siit keskkonda mingi. Okei, mis see kõrval siis veel on? No, siin ongi lihtsalt nagu see, kuidas nüüd algul on, siis milline see taim nagu pärast on põhimõtteliselt. No, seda nägi juba kasvuhoones ka. Aga see on erakordselt suur, neid kasvuhoones küll nii suured ei ole. Ja siis lõpuks, mis sellest nagu jääb? Lehed. Aga Annemetsa koha peal ei müüdagi siin, mis on tõeline üllatus. Ma igaks juhuks ka küsin. Näidatakse vist, mis saare peal kasvab. No, varsti lennuk läheb, eks ju. Ja nüüd on nagu kahju kaega. Ja, aga rämedad tuleb meile kiskunud ka, eks ju. See ei huvita. Ja rämedad. Aga selles suhtes, et praegu tuleb enamasti ära viimata. Et autorendifirmas see teenindaja, kes seal oli, see oli omanik, oli hästi tore kutt. Ja tema ütles tegelikult tulla juunis. Jaa, aga no ma ei taha... Siis on nagu tohutult palju on õitsvaid asju. Jaa, aga me ei taha nii suvel tulla, siis on meil ka suvel soe ja ilus. Meil jaanipäeval tavaliselt istume sulejõpedes. No seda küll. Tegelikult. Aga ma arvan, et praegu oli enam suht ideaalne aeg siin tulla ikkagi, et on veel soe. Aga õiteilu oli, aga suht vähe ikkagi. Näiteks hortensiad olid enam ära õitsenud. Mida on kõik kohad täist ääretatud. Ja see kollane lill oli, ma ei tea, mis lill. Aga ei, no super ilus on. Täna on ilm ka super. Üldse on siin väga mõnus, kui parasjagu ei saja. Aga no päeval oli see ikka natuke palav ju. Jah, päikse käes sisemine. Näevad, praegu istume siin varjus ka vähe. Päikse käes oli jah palav, aga kahjuks see rannas nagu millegi pärast jälle pilvitas, aga see rand oli vaata seal hästi mäe lähedal. Jõudsime oma viimasesse hotelli Lissabonis siis. Boltiga meil ei õnnestu toksotellidest, just metrooga. Metroos palju tulles nägime sükest vähe teistmoodi Lissaboni ka, kui siin ennem. Prostituudid, üks prostituut oli kergelt mingi narkojoobesest. Ütles, et I need a man. Mulle hakkas natuke hirmus igal juhul. Ja me vist ikkagi lähme korraks veel välja, kuigi kell on juba tegelikult üle südaöö. Siit oli siis hotelli sissekäik Linnakkülalistel mäema. Bye. Meie hotell on kuskil nüüd seal all. Taga on siis see sild, kus me käisime. Ei tea, kuidas autosse pargitakse. See kaabu ei ole parema.
ja vaadake, kuidas Mopsu tuleb üles. Natukene kardab jälle. Ja mõtlesin küll, et keeran poole trepide ringi ja küsin raha tagasi. Siis mina üles ei jõua. Issand jõuda. Oi kui jõuda. Kuule, aga lahe on siin, eks? Seisavad sabas siin, et siia liftile saada. Saba jätkub siin.